Mina olen Triin Suvi Ravimiametist ja räägin lühidalt COVID-19 vaktsiinide ohutusest, tõhususest ja kvaliteedist. Hetkel on Eestis kasutusel 4 vaktsiini ja need jagatakse 2 tüüpi. Meil on mRNA vaktsiinid, kuhu siis kuuluvad Comirnaty ja Moderna vaktsiin ja siis teine rühm on viirusvektoril põhinevad vaktsiinid, kus meil on Vaxzevria ehk siis endine AstraZeneca ja Jansseni vaktsiin. Nende vaktsiinide tüübid on uued ja keerulised, aga ma arvan, et oluline on võib-olla enda jaoks siit meelde jätta, et vaktsiini ülesanne on meil rakkudesse viia informatsioonijupp, kas siis mRNA, kui on mRNA vaktsiiniga tegu ja DNA, kui on viirusvektoril põhineva vaktsiiniga tegu. Ja see informatsioonijupp on vajalik selleks, et meie rakud hakkaksid valmistama antigeeni, mis algatab siis meie kehas immuunvastuse ja tekivad antikehad ja mälurakud. Selle 2 tüüpi, üleval te näete lillaga on meil viirusvektoril põhinev vaktsiin, all on mRNA vaktsiin ja mõlemal juhul siis ühel juhul DNA, teisel juhul mRNA liigub meie rakku ja selle pealt siis valmistatakse antigeen, mis algatab meil immuunvastuse. Ja oluline on siis meeles hoida, et ei mRNA ega viirusvektoril põhinev vaktsiin ei muuda kuidagi meie enda DNA-d ja ei muuda meid geneetiliselt muundatud organismiks, tegu ei ole geeniteraapiaga. Ja kui kvaliteedi, tõhusust ja ohutust vaadata, siis tuleb meeles hoida, et vaktsiini müügiloa saamiseks Euroopa Liidus peavad olema täidetud järgmised kriteeriumid. Vaktsiin peab olema kvaliteetne, see tähendab, et kõik partiid on ühesugused, kõrge kvaliteediga. Vaktsiin peab olema tõhus ja ohutu. Ja ohutu all siis peetakse silmas seda, et vaktsiinist saadav kasu peab üles kaaluma siis võimalikud riskid. Iga ravimiga võib kaasneda kõrvaltoimed ja need peavad siis olema väiksemad. Vaktsiin peab olema toodetud vastavalt heale tootmistavale. See annab meile kindluse, et vaktsiini tootmine on kvaliteetne ja Ravimiametid käivad tegelikult regulaarselt kontrollivad tootmist. Samuti kliinilised uuringud, mis ravimitega ja vaktsiinidega tehakse, tuleb läbi viia vastavalt heale kliinilisele tavale ja hiljem siis ka ravimiohutuse järelevalve käib hea ravimiohutuse tavale. Et läbi tavade siis tagatakse see, et kõik teevad ühtemoodi ja kõigil on ühesugused reeglid. Vaktsiinid saavad Euroopa Liidus ühtse müügiloa, see tähendab seda, et kui müügiluba on antud, siis see müügiluba on kehtiv kõikides liikmesriikides ja nende hindamist koordineerib siis Euroopa Ravimiamet, mis omakorda hõlmab ja ühendab siis kõiki Euroopa Liidu ravimiameteid ja sinna kuuluvadki eksperdid kõikidest ravimiametitest. Ja selline hindamine siis tagab selle, et see oleks võimalikult asjatundlik ja hea. Ja kui müügiluba otsustatakse välja anda, siis seda teeb Euroopa Komisjon. Kui vaktsiin on turul, siis ei tähenda, et järelevalve lõpeb, lausa vastupidi, kui vaktsiin pannakse turule, siis iga partii, mis vabastatakse ja turule lubatakse, kontrollitakse Ravimiametite poolt üle ja seda siis juba laboratoorselt, see tähendab, et laboris vaadatakse, kas vaktsiin sisaldab seda, mida ta peab. Ja samamoodi jätkub siis ohutuse jälgimine, see tähendab, et kogutakse kõik kõrvaltoimed kokku ja jälgitakse seda ohutusprofiili. Miks me üldse räägime täna vaktsineerimisest? Me räägime sellepärast, et meil on viirus SARS-CoV-2, mis on uus, ta levib väga hästi ja kahjuks ei ole ainult füüsiliste meetmetega võimalik levikut peatada. Miks see probleem on see, et viiruse poolt põhjustatud haigus COVID-19 kulgeb väga sageli raskelt. See tähendab, et inimesed vajavad haiglaravi ja keskeltläbi siis 100 nakatunust 5 põeb haigust raskelt. Ja kui inimesed on juba vanemad, ütleme üle 70-aastastest, vajab haiglaravi ligikaudu 40% nakatunutest. Ja loomulikult see tähendab väga suurt koormust haiglatele ja meie eesmärk on siis tekitada meie kehale kaitsvad antikehad ja mälurakud ilma siis haigust läbi põdemata. Ja see on siis vajalik selleks, et järgmisel korral, kui viirusega kokku puutuda, antikehad saavad viirust asuda ründama ja mälurakud saavad uusi antikehi tegema hakata, kui see peaks olema vajalik. Ja läbi selle me siis vähendame raskeid juhte ja kergendame siis haiglatele seda koormust, mis neil hetkel on. Tõhusus. Siin on tabel ja siin on palju erinevaid numbreid, aga ma arvan, et tõhususe juures te peate ainult ühe asja meeles hoidma, et kui ravimile on antud müügiluba, see tähendab, et ma ütlen ka siin, et vaktsiin on ka ravim, et ma võib-olla kasutan nagu läbisegi vaktsiin ja ravim, et tegelikult see tähendab ühte ja seda sama. Et ühesõnaga, kui vaktsiinil on müügiluba, siis see tähendab, et ta on tõhus ja ta kaitseb meid tõhusalt raske COVID-19 eest.
Siin on küll näha, et need numbrid on mõnevõrra erinevad. Moderna ja AstraZeneca puhul raske COVID-i ennetamine on 100%, Comirnaty ja Janssen seal 75-77%, aga meeles tuleb hoida, et kliinilised uuringud, need on andmed kliinilistest uuringutest ja kliinilised uuringud on läbi viidud, ütleme, et see ülesehitus on võib-olla neil natukene erinev olnud, oleneb siis arendajast ja ka see asukoht ja aeg, millal need uuringud tehtud on varieeruv. Nii et sealt see väikene erinevus, et te näete, et ka need numbrid seal all, et 1 versus 4, et tegelikult need on väga väiksed numbrid. Aga siin tabelis oluline ja väga tähtis rida on see, et antikehade püsivus üle 100 päeva on kõikidel vaktsiinidel olemas ja all te siis näete, et kui palju vaktsiini said kliinilises uuringus. Siin on alates 6000 kuni 20 000 osalejani. Ja need on väga suured kliinilised uuringud absoluutselt iga ravimi kontekstis, nii et need olid väga eeskujulikud uuringud. Tõhususe koha peal tuleb öelda seda, et mitte ükski vaktsiin ei kaitse viiruse eest täielikult. See tähendab, et vaktsineeritud inimene võib siiski kanda viirust või siis ka kergelt haigestuda, aga ta kaitseb siis selle raske COVID-19 eest. Ja kuna vaktsineeritud isik võib siiski nakatuda, siis peab ta ka järgima nakkuse ennetamise reegleid ja jätkama vajadusel isikukaitsevahendite kandmist. Sellepärast, et kui ta kaitseb mind selle raske COVID-i eest, aga minu ümber on vähe vaktsineeritud inimesi, siis ma olen tegelikult ohtlik neile teistele. Ja teine hästi oluline asi on meeles pidada, et kui te hakkate nüüd vaktsineerima minema või vaktsineerimise peale tõsisemalt mõtlema, siis kui teile tehakse täna vaktsiinisüst, siis tegelikult immuunsus tekib alles mõne aja pärast. Ja see nüüd on tõesti väga erinevatel vaktsiinidel. Janssen, mis on siis üheannuseline vaktsiin, ainus üheannuseline, temal tekib immuunsus 2 nädalat pärast süstimist. AstraZeneca on võib-olla kõige pikema skeemiga meil, seal on 2 annust, mille vahe on 12 nädalat ja immuunsus tekib 2 nädalat pärast teist süsti. Pfizeril on 2 süsti 6-nädalase vahega ja immuunsus tekib pärast nädalat teist süsti ja Modernal siis on 2 süsti, vahe 4 nädalat ja samamoodi 1 nädal pärast teist süsti tuleb oodata, et immuunsus tekib. Ja see teise annuse saamine on väga oluline. Kui te jääte ainult ühe annuse peale, siis see kaitse on võib-olla ligikaudu 50% ja tegelikult keegi ei oska ka öelda, et kui kaua te need antikehad siis püsivad. Sest et uuringutes ikkagi uuritakse kindlat vaktsineerimise skeemi ja seda tuleks siis järgida, sest et me tahame ju seda efektiivsust saada, mis on teada. Kuna RNA-viirused paljunevad pidevalt oma elutsükli käigus, siis paljunemise käigus tekivad paratamatult tema pärilikus ainesse vead, mutatsioonid ja tekivad uued tüved. Ja uued tüved te olete kindlasti kuulnud, mõned tekitavad neist rohkem muret kui teised, aga uute tüvede puhul siis ongi hästi oluline see, et neid uuritakse edasi, et kuidas mingi vaktsiin nende osas töötab. Aga praegu see 4 vaktsiini, mis meil on, nendega võib rahumeeli ennast vaktsineerida. Kui te olete juhuslikult COVID-19 läbi põdenud, siis tuleks teil teha 1 vaktsiinidoos, ükskõik mis vaktsiin siis, ja seda võib teha 1 kuu pärast läbipõdemist ja kui on vaja, siis seda vahet võib pikendada kuni 6 kuuni, et kui näiteks ei ole vaktsiini kättesaadavat või mingi muu. Hästi oluline on ohutus. Inimesed küsivad väga palju ohutuse kohta ja ma ütleks ohutuse kohta täpselt seda sama, mida ma ütlesin tõhususe kohta. Kui vaktsiinil on antud müügiluba Euroopa Liidus, siis tema ohutusprofiil on hea ja ei pea väga palju rohkem muretsema. Nendel kõikidel 4 vaktsiinil on olnud kliinilistes uuringutes väga suur hulk inimesi ja uuringutes siis ütleme kõige raskem risk, mis kaasnes, oligi siis allergiline reaktsioon. Aga allergiline reaktsioon on selline, mis on tegelikult ravitav, kui järgitakse kõiki neid soovitusi, mis on kaasa antud. Kõrvaltoimed on kindlasti ebameeldivad. Ma olen ise saanud AstraZeneca vaktsiini ja kõrvaltoimed tundnud, aga need mööduvad 1-2 hiljemalt 3 päevaga ja need ei jäta teile mingisuguseid tüsistusi. Aga kui te põete COVID-19 raskelt, siis võite päris kindel olla, et teil lisaks sellele, et teil on haiguse ajal väga halb olla, ka pärast viiruse põdemist teil on tüsistused. Hetkel COVID-19 vaktsiini on saanud kogu maailmas üle 2 miljardi inimese ja ka meie oma andmed näitavad, et tõsiseid kõrvaltoimeid esineb harva. Ja kõik need vaktsiini eelised, mis meil on, kaaluvad üles võimalikud riskid. Loomulikult on olukordi, mil vaktsiini ei tohi teha ja neid on oluline teada. Kindlasti te ei tohiks teha vaktsiini, kui teil on hetkel kõrge palavik, põete ägedat infektsiooni, aga see ei tähenda, et ei või vaktsiini teha siis, kui te olete tervenenud, siis kindlasti võite.
Kui teil on nüüd mõne vaktsiini koostisosa suhtes tugev allergia, siis vaktsiini ei tohiks teha. Vaktsiini koostisosad te leiate vaktsiini infolehest ja loomulikult saate siis läbi rääkida kõik arsti või õega. Kui teil on olnud nüüd mõni allergiline reaktsioon ravimile või mesilase nõelamisele, siis te võite küll vaktsineerida, aga te peaksite ennem selle võimaliku riski arstiga läbi rääkima ja arstiga koos siis otsustama, et mismoodi kõige ohutum oleks vaktsiini saada. Ja ma siinkohal rõhutan, et allergia ei ole nüüd COVID-19 vaktsiinide puhul mingi esmakordne kõrvaltoime. See on kõrvaltoime, mis on kõikidel ravimitel, kõikidel vaktsiinidel, nii et selles mõttes on tegemist täiesti ootuspärase kõrvaltoimega. Ja selleks, et allergia ohtu viia võimalikult väikseks, ongi tingimus, et te peate 15–20 minutit pärast süsti ootama siis kas seal vaktsineerimiskeskuses või arsti juures. Ja mõnel juhul võib allergia lüüa välja hiljem, ütleme samal õhtul või järgmisel päeval, kas siis nõgestõbi, mis on siis laiguline lööve teie kehal või siis näotuursena, et sellisel juhul siis kindlasti pöörduge kiiresti arsti poole või kutsuge kiirabi. AstraZeneca ja Janssen vaktsiinid, mis on viirusvektorvaktsiinid, nende puhul on täheldatud nüüd kasutamise käigus, et esineb väga harva kõrvaltoime, kus esineb trombotsüütide vähesus ehk verelistakute vähesus koos tromboosiga. See on väga harv, üks inimene 100 000 või miljoni vaktsineeritu kohta ja kuna ta on nii harv, siis ta ka kliinilistes uuringutes välja ei tulnud ja selgus siis alles kasutamise käigus suurematel massidel. Ja sümptomid selle puhul on õhupuudus, valu rinnus, jalgade turse, jalgade valu või pidev valu kõhus ja need ei teki nüüd sul kohe pärast vaktsineerimist, et need võivad tekkida seal 3 nädala jooksul pärast vaktsineerimist, nii et ennast tuleks jälgida. Ja kui te jälgite ja teil on sellised sümptomid, siis kiire sekkumise korral on see sündroom väga hästi ravitav. Aga kui ei ravita, siis on tõepoolest olnud ka mõned surmaga lõppenud juhtumid, nii et seetõttu nagu vastutus ka vaktsineeritud inimesel endal. Ja lisaks veel viitavad sellele sündroomile õhupuudus, peavalu, täppverevalumid, krambid, ähmane nägemine, et sellised sümptomid võivad ka viidata samale sündroomile. Et siis viivitamatult kiiresti arsti juurde. Ja peab ütlema, et see sündroom ei ole nüüd võrreldav selle tromboosi ohuga, mis on tavapäraselt, et näiteks kas suitsetajatel või ülekaalulistel või rasedatel, eks ole. Et see ongi nüüd selle viirusvektori vaktsiinile iseloomulik trombi oht ja ei ole teada täpselt, kes on ohustatud. Tuleb ennast jälgida. Aga kõige tavalisemad kõrvaltoimed, mida on, ütleme, paljusid kõrvaltoimeid on ligikaudu pooltel vaktsineeritud ja pooltel esineb valu süstekohas, peavalu, väsimus, samuti paljudel esineb lihasvalu, halba enesetunnet, palavikku, ka üle 38 kraadi, külmavärinaid ja liigesevalu. Nii et kuna need on üsna sagedased, siis kui vaktsineerima minna, siis pigem olge valmis selleks, et teil võib tekkida mõni kõrvaltoime. Et kui ta tulebki, et siis ta ei oleks teile halb üllatus, varuge endale koju näiteks valuvaigistit ja arvestage, et võib-olla järgmised paar päeva teil oleks vaja natukene rahulikumalt olla. Samuti vaktsiini tagajärjel võib teil olla lümfadenopaatia, mis on siis valulikult tursunud lümfisõlmed, isukaotus, pearinglus, unisus, halb enesetunne, oksendamine, kõhulahtisus, sügelus. Nii et, aga need kõik kõrvaltoimed mööduvad ja see vaktsiin on küll tekitab kõrvaltoimed palju, aga need kõrvaltoimed ei ole ohtlikud, et nad tõepoolest nad mööduvad. Ja kui teil ei ole enesetunne hea, siis nagu ma ütlesin, kasutage valuvaigisteid ja kui nüüd kõrvaltoime peaks püsima kauem kui 3 päeva, siis võtke kindlasti ühendust arstiga. Nüüd on väikene erinevus kõrvaltoimetes vaktsiinitüübi järgi. Kui te olete saanud mRNA vaktsiini, mis on siis Moderna ja Comirnaty, siis teil esimese süsti järgselt on vähem kõrvaltoimeid ja teise süsti järgselt tõenäoliselt rohkem kõrvaltoimeid. Aga viirusvektor vaktsiinid, mis on siis Vaxzevria ja Janssen, no Janssen ainult üks doos, aga ütleme Vaxzevriaga, siis on pigem pärast esimest doosi on rohkem kõrvaltoimeid ja pärast teist on vähem. Ja samuti siis noorematel inimestel on rohkem kõrvaltoimeid kui eakamatel. Nii et sellised väiksed erinevused. Ma näitan teile lihtsalt kokkuvõtvat slaidi nendest 4 vaktsiinist ja siin te näete veel kokkuvõtvalt enamusel 2 doosi, siin on nädalad, kui palju teil läheb nüüd arvestades esimesest süstist, kuni teil tekib immuunsus. mRNA vaktsiinid, Comirnaty on sobilik alates 12-aastastest ja Moderna 18. eluaastast ja ta ongi soovitatav alates sellest vanusest. Viirusvektor vaktsiin on
lubatud alates 18. eluaastast, nii Vaxzevria kui Janssen. Aga ta on soovitatav alates 50. eluaastast ja seda just nimelt selle väga haruldase trombotsüütide puuduse ja trombotsütopeenia trombitekke pärast, et need enamus trombe on tekkinud siiski alla 60-aastastel naisterahvastel. Nii et sellised soovitused. Kindlasti, kui te lähete vaktsineerima, arst või meditsiiniõde teile räägib võimalikest kõrvaltoimetest, vastab teie küsimustele ja küsige kindlasti julgelt ja enne vaktsineerimist. Ja kui teil on kaebusi pärast vaktsineerimist, siis teavitage sellest oma arsti. Ja samuti te peaksite teadma seda, et kui te arsti olete teavitanud oma kõrvaltoimest, siis arst teavitab Ravimiametit kõrvaltoimetest. Ja Ravimiamet kogub kõik need kõrvaltoimed kokku ja saadab ka Euroopa andmebaasi, kus siis nagu ühtselt kogu riikide peale vaadatakse neid kõrvaltoimeid üle, et tuvastada just nimelt selliseid harvaid juhte. Aga samas, kui te tahate, siis saate ka meile otse teavitada, saate minna meie kodulehele ja siis kodulehel on veel selline koht, kus klikate peale teate kõrvaltoimest ja saate siis ise selle vormi sealt täita. Aga kui te teavitate nüüd ise, siis hoidke meeles, et hästi oluline on see, et te täidate selle info adekvaatselt, et meil oleks teada, kes teatab, kellel olid reaktsioonid, mis vaktsiini saadi, mis partiinumber on, milline annus ja mis juhtus ja kaua kestis ja nii edasi. Selles mõttes, et selle põhjalt muidu ei saa otsuseid teha, kui meil info on puudulik. Ja kui teil on nüüd infoleht kadunud, aga tahaksite lugeda vaktsiini kohta või tahate enne vaktsineerimisele minekut lugeda, siis minge sellisele aadressile nagu ravimiregister.ee, see on Ravimiameti ravimiregister ja otsingusse pange otsingu sõnaks COVID ja siis teil tulevad kõik need 4 vaktsiini ja sealt te saate siis alla laadida endale infolehe nii eesti, vene kui inglise keeles. Ja kokkuvõtvalt ma siis ütlen, et meie vaktsineerimise eesmärk on vähendada raskeid COVID-19 juhtumeid ja selle tagajärgi ja seeläbi siis ka haiglate töökoormust. Kõik 4 vaktsiini on ohutud, tõhusad ja kvaliteetsed. Nii et väga palju ei pea pead murdma, et mida valida. Kui te vaktsineerite täna, siis immuunsus tekib pärast vaktsiinikuuri läbimist, see on oluline meeles pidada. Ja te peate jätkuvalt järgima nakkuse ennetamise juhiseid ja kandma isikukaitsevahendeid, kui see on vajalik. Vaktsiinidel on hea ohutusprofiil. Need kõrvaltoimed, mis tekivad, võivad olla häirivad, aga need ei ole võrreldavad raske COVID-19 põdemisega või temast tekivate tüsistustega. Ja kui on vaktsiini järgselt mingisuguseid muresid, siis kindlasti rääkige sellest oma arstile. Mina olen siis Kerstin Gertrud Terviseametist ja räägin ka teile täna siis vaktsiinidest ja nende efektiivsusest. Et ma arvan, et liigumegi nüüd selle pika kõrvaltoimete jutu juures paar sammu täiesti algusesse uuesti tagasi ja räägime natuke sellest, et millist tüüpi vaktsiine üldse olemas on. Et peamiselt on siis 4 tüüpi erinevaid vaktsiine. Ühed on siis kas nõrgestatud, kus on elusvaktsiin või täiesti elusvaktsiin, nõrgestatud viirusega või elusvaktsiiniga. Siis on komponentvaktsiinid, kus on mingi osa sellest patogeenist või nii-öelda haiguse tekitajast seal sees. Siis on olemas vektorvaktsiinid, praegult räägime rohkem siis adenoviirusvektori baasil vaktsiinidest ja siis on olemas mRNA DNA vaktsiinid. Ja siin ma olen välja toonud siis erinevad COVID-vaktsiinid, mis hetkel on olemas, millisesse kategooriasse nad kuuluvad. Nagu näha, siis vektorvaktsiinide all on meil ka Sputnik. Teised vaktsiinid, mis on meil viirusvaktsiinid ja proteiinvaktsiinid, neid hetkel Eestis kasutusel ei ole. Et Eestis ongi kasutusel siis Pfizeri vaktsiin, AstraZeneca oma, Moderna ja Janssen. Et siis mRNA vaktsiinid ei sisalda neid nõrgestatud ega inaktiveeritud viiruseid. Nad sisaldavad seda mRNA-d, mis sisaldab siis informatsiooni, kuidas ogavalku kehas ise toota. Ehk siis hästi lihtsalt öeldes, siin on see ogavalk. Selle ogavalgu niinimetatud retsept pannakse lihtsalt siia kapslikesse. See kapsel jõuab rakuni, rakus rakk nii-öelda tõlgendab seda retsepti, hakkab tootma ise ogavalku ja kehal tekib selle vastu siis immuunreaktsioon, tekivad antikehad ja T-rakud. Nüüd nagu ka eelnevalt sai mainitud, ehk siis see ei muuda meie enda rakke ja kuna mRNA on ka väga ebastabiilne RNA, siis ta laguneb koheselt peale info ülekandmist. Ehk siis peale süstimist keha hakkab ise neid ogavalke tootma, tekib
meil endal antikehad ja immuunrakud, sellest ehk immuunvastus, siis tehakse kõik need valgud ja mRNA kahjutuks, kaovad meie kehast ära ja nüüd, kui meie keha puutub kokku COVID viirusega, siis oskab meie keha juba selle vastu võidelda. Hästi kiirelt ka viirusvektorvaktsiinidest, ehk siis adenoviiruse sisse pannakse jällegi seda ogavalku kodeeriv DNA. Siin on siis nii-öelda see jällegi ogavalgu retsept, seekord adenoviiruses, mis jällegi adenoviirus meie kehas ei paljune edasi. See lihtsalt on nii-öelda transpordivahend, mis viib selle retsepti siin selle sees rakuni ja rakk hakkab ise tootma siis ogavalku, jällegi tekib immuunvastus. Ja siin on see korra hästi lihtsalt veel ka üle näidatud, üsna sarnaselt siis mRNA vaktsiinile. Väga kiirelt ka efektiivsusest. Et nagu juba eelnevalt välja toodi, et siis kõik vaktsiinid on väga efektiivsed raske COVID-i vältimisel, kuigi jällegi nagu ka välja toodi, et väga raske on neid omavahel võrrelda, et siin on küll välja toodud efektiivsused sümptomaatilise COVID-i vältimisel näiteks, et siis nagu te näete, et kõik need uuringugrupid on olnud väga erineva suurusega, toimunud väga erinevatel alustaladel, et selles mõttes me saamegi öelda, et need COVID-vaktsiinid on siiski efektiivsed ka raske COVID-i vältimisel teiste, erinevates gruppides. Ühesõnaga jõuamegi sedasi, et kes võiksid end kindlasti vaktsineerida. Et vaktsineerida võiksidki end siis nii-öelda kõrgendatud nakatumisriskiga isikud, diagnoosidega isikud, kellel on COVID-haigus võib kulgeda eriti raskelt, eriti kindlasti võiksid vaktsineerida vanemealised inimesed ja loomulikult soovitame kõigil hetkel, kellel on võimalik ennast COVID-i vastu ka vaktsineerida. Nagu ka sai mainitud, siis vastunäitused selle jaoks ei ole, kui on varasemalt läbi põetud, et ka läbipõdenuid vaktsineeritakse COVID-i vastu. Kui peale esimest süsti tekib mingisugune lokaalne reaktsioon, palavik, kui on teadaolev allergia mõne suukaudse ravimi vastu, kui näiteks mõni toiduallergia, loomakarrade vastu allergia. Nüüd vastunäidustused vaktsineerimiseks kindlasti on, kui on mõni esineb ülitundlikkus toimeaine või abiaine suhtes. Vastunäidustatud on ka vaktsiini isikutele, kellel pärast siis esimese doosi manustamist tekib näiteks anafülaksia, et sellisel juhul teist doosi ei tohiks manustada. Ja kui parasjagu kulgeb palavikuga mõni äge haigus või äge infektsioon, siis tuleb see vaktsineerimine lihtsalt edasi lükata. Kuid kindlasti enne vaktsineerimist soovitame konsulteerida oma perearstiga, kes oskab siis arvestada ka teie kaasuvate haigustega, raviskeemiga, võimalike allergiatega. Nüüd inimest, kes parasjagu põeb COVID-19 haigust, teda ei vaktsineerita, et kõigepealt oodatakse tema tervenemiseni. Nüüd läbipõdenuid vaktsineeritakse tegelikult 6. kuul peale tervenemist, et see on nüüd siis kõige uuem ja värskem info selle kohta. Veel on välja toodud, et kui inimene haigestub siis 2 nädala jooksul peale esimese vaktsiinidoosi saamist, siis ta hiljem kui 2 nädalat loetakse läbipõdenuks ja vaktsineeritaksegi siis 1 doosiga 6. kuul peale tervenemist. Nüüd inimene, kes on juba vaktsineeritud ja haigestub rohkem kui 2 nädala pärast peale selle esimese doosi manustamist, temale seda teist doosi ei manustata ja vaktsineerimiskuur loetakse lõpetatuks. Peale siis seda, kui ollakse vaktsineeritud, et kui ka läbipõdenu on saanud oma 1 doosi vaktsiini, siis tal on võimalik digiloost välja printida endale immuniseerimise tõend, nüüd siis uus digitõend, lisaks ka veel läbipõdemise tõend. Et see võib olla väga oluline, kui kunagi on soovi kuskile minna, teise riiki või on vajadus teise riiki minna, et siis need mõlemad digitõendid on nüüd eilsest alates olemas digiloos. Natukene siis ka vaktsineerimisest ja rasedusest. Et kogemused vaktsiini kasutamisest raseduse ajal on piiratud, aga loomkatsed ei ole näidanud otsest kauget toimet rasedusele, sünnitusele. Et vaktsiini võib kasutada raseduse ajal, aga selle jaoks tuleb siis hinnata üle need riskid emale ja lootele. Et jällegi tasub konsulteerida oma arstiga, raviarstiga, perearstiga. Ja kui nüüd vaktsineeritakse, siis enne vaktsineerimist ei ole vaja teha rasedustesti. Kui peale esimest vaktsiinidoosi peaks toimuma rasestumine, siis rasedust katkestama ei pea ja vaktsineerimise järgselt ka rasestumist hoidumine ei ole vajalik. Rinnaga toitmine, et ei ole andmeid, et need COVID-vaktsiinid erituksid rinnapiima ja loomkatsed ei näita ka otsest või kaudset kahjulikke toimet siis fertiilsusele ja reproduktiivsusele. Ehk siis, kui nüüd kõik hästi kiirelt lihtsalt kokkuvõte,
siis ongi, et kõikide vaktsiinide efektiivsus raske infektsiooni vältimisel on kõrge. Hetkel veel vaktsiinide mõju viiruse transmissioonile ehk edasikandumisele on vähe uuritud ja ükski vaktsiin ei elimineeri haigust täielikult. Ehk siis kindlasti on ka vaktsineeritud inimestel soovituslik kanda rahvarohketes kohtades maski, järgida siis ka nakkuse vältimise reegleid, ehk siis hoida distantsi, pesta käsi, et see on kindlasti ikkagi oluline. Aga sellega on minu poolt hetkel kõik. Aitäh teile!